Tere! Täna on rahvusvaheline taevas lehma lüpsmise päev. Meiega on siin Kose gümnaasiumi üks lemmikõpetajatest, õpetaja Eelika-Enn Liivaste. Tere! Täna uurime, Tervist! Kuidas see kõik alguse sai. Alustame teie õpingutest Tartus näiteks. No näiteks Tartus, miks mitte, on ju Tartu tüdruk, mida olen. Ja kõik sai alguse sellest, et 5. klassis pandi mind spordikooli võrkpalli mängima. Ja kui nüüd üleüldse millestki siin elus lähtuda, siis ma ütlen alati, et sport on see, mis on õpetanud mind võitma ja sport on see, mis on õpetanud mind kaotama. Sest palju inimesi on neid, kes heal juhul oskavad võita, aga vähe on neid, kes oskavad ka väärikalt kaotada. Ja samuti siis ka seda vastase kaotamist, eks ole, väärikalt nagu vaadata. Aga siis mul on 2 tähtsat pidepunkti. Üks on siis see, et ma läksin võrkpalli mängima ja teine oli see, et 5. klassis mina juba teadsin, et minust saab loomaarst. Ja kuigi siis minu tädid, Tartu linna daamid olid täiesti endast väljumas selle pärast, sest et issand jumal, kus sa lapsekene lähed, et seal on nii palju verd ja seal on nii palju sitta ja mis seal kõik on ju. Ja mina teadsin 5. klassis, minust saab loomaarst. Ja selle nimel ma siis kõik need aastad seal töötasin usinasti. Käisin linnas koolis, käisin 5 korda nädalas trennis, nädalavahetused, koolivaheajad olid võistlused, pikemad koolivaheajad olid laagrid ja muidugi siis ma pidin ka õppima väga hästi, sellepärast et ma teadsin, et veterinaaria on üks kõige kõrgema konkurentsiga erialasid. Nii et näiteks praegu ma õpetan bioloogiat, mul tulevad kõik asjad ilusasti meelde, sest et mina õppisin enda jaoks seal Tartu linnas kunagi oma bioloogia tundides, kus meil korda tundides väga ei olnud, sellepärast, et meil oli spordiklass. Meil tehti niisugune eksperimentaalne klass. Et korjati kokku Tartu laste-noorte spordikoolis õppivad kratid ja pandi ühte klassi. Ja meie klass oli siis koosnes võrkpallurid, judokad, maletajad ja mõni nipet-näpet kergejõustiklane oli ka. Aga see tähendas seda, et ega seal korda ju eriti ei polnud. Jumala äge kamp. Ja, milline laps pannakse sporti tegema? No, siuke, kelle on energiat palju on. Tänapäeval ütlevad meil need korrektsed sõnavarad, et hüperaktiivsed. Loomulikult pannakse siukese sporti tegema, sest need ei püsi kuskil paigal. Ja siis selline oli siis meie klassifoon ka. Meil oli 26 õpilast, nendest 18 olid poisid, 8 olid tüdrukud ainult. Ja seal siis ma siis seda bioloogiat õppisin, siis ma teadsin, mina pean sama loomaarstiks. Ja õppisingi ja saingi sinna sisse. Peaaegu oleks saanud ka Eesti noorte koondisesse võrkpallis, aga seal kahjuks kuri saatus pani käe ette ja mu tervisel oli väga raske tagasilöök ja siis minu võrkpalluri karjäär sinna lõppeski. Mis seal siis juhtus? Hästi nõme asi tegelikult. Oli tavaline viiruste puhang ja, aga kuna tegelikult mul oli ikka meeletu koormus peal, et tervis lihtsalt ei pidanud vastu ja ma jäin viirusliku kopsupõletikku ja selle tüsistusena hiljem siis avastati, mul oli südamelihase põletik ja kui ma pidin minema siis 8. klassi alguses augustis tsikikatsetele, et sisse saada, siis tegelikult augusti alguses hoopistükkis kukkusin ma haiglasse. Ma olin 2 kuud voodirežiimil, ma ei tohtinud isegi püsti tulla, sest südamelihas oli niivõrd rängalt kahjustatud. Ja muidugi siis võrkpalli karjäär mul sinna jäi, ma olin pool aastat haiglas. Jube. Ja kui ma siis jaanuaris kooli tagasi tulin, siis minu pool tunnistust olid ainult kriipsud. Vot see on ka üks asi, millest ma kindlasti alati siin oma õpetajatöös praegusel ajal juhendun, et kui mõnel õpilasel on midagi, ta ei saa koolis käia. Tal on mis iganes siis põhjus, kodused põhjused, tervise põhjused. Ja siis ma ütlen ka, et aga kui mõni asi jääb tegemata, mis siis juhtub? Mitte midagi ei juhtu. Kas 9. klass jääb sellepärast lõpetamata, et 5. klassis on just kontrolltöö tegemata? Ei jää ju.
ja tookord oli ka minul täpselt selline seis, et noh, mul seal ikka paljud ütlesidki, Henn jääb istuma, sellepärast ma olin pool aastat ei olnud koolis käinud ju. Ja tagatipuks oli siis see tervis ka nii nõrk, et mul olid nagu välistatud üldse mingid pingutamised, ma ei tohtinud isegi koolikotti tassida raskemad kui 3 kilo, mis tol ajal oli võimatu. Ja siis sealt siis ühesõnaga see võrkpalluri karjäär lõppes, aga sealt oli siis see, et kui ma siis ütlesin ikka praegu ka ütlen, et mis siis juhtub, kui jääb mingi asi tegemata, kas siis nagu tuleviku vaates jääb ka midagi saavutamata. Tegelikult, kui inimene tegi ja siis ei jää mitte midagi tegemata. Et mina lõpetasingi 8. klassi, mis toona oli siis sama, mis praegu on 9. klass, see oli lõpuklass. Lõpetasingi pool aasta hinnetega ja eksamitest olin ma vabastatud, jällegi tervise pärast on ju. Ja siis niimoodi see elu seal edasi läks, et võrkpalluri karjääri sinna paika, aga ega ma siis seda pooleli jätnud. Ma läksin ikkagi sinna võrkpallitrenni tagasi. Ja ma olin muidugi niisugune, et mul lubati seal käia. Treener lubas. Tegelikult arstid keelasid mul ära 2 asja. Spordi tegemise ja sünnitamise. Et need on minu tervisele niivõrd ohtlikud. Asi lõppes sellega, et ma mängisin võrkpalli 33 aastat kokku ja mul on 2 tütart. No kus see sinna ikkagi viis siis? Mis teid hoides seal? Ma ei tea. Lihtsalt see, et kui ma olen midagi ette võtnud, ma ei jätta mitte kunagi mitte midagi pooleli. Ja võrkpall on ikkagi niivõrd niisugune minu iseloomuga sobiv mäng, et sa pead meeletult palju mõtlema, sa pead hästi kiire olema, on ju. Ta on taktikaliselt erinev. Nii palju muidugi jah, et peale seda näiteks, kui ma ikkagi hakkasin uuesti seal trennis käima ja ma siis hiljem mängisin Saare naiskonnas, Saare esindusnaiskonnas, siis seda nüüd küll jah, et kui ma olin põhiründaja, on ju, et kui eesliinis on töö ära tehtud, siis tavaliselt tagaliinis siis libero lihtsalt vahetas mida alati välja, et ma sain puhata siis nii kaua, kui see tagaliin siis mööda läks ja siis läksin jälle etteliini oma tööd tegema. Et kui ma tagantjärgi sellele mõtlen, et kui ma oleks teinud kõike seda, mis arstid, eks ole, mul käskisid teha, et ma ei tohi enam sporti teha, ma ei kujuta ette, mis oleks saanud. Ma oleks praegu lihtsalt üks täiesti mõttetu, ma arvan, eluga rahulolematu tädi kuskil. Tohututes ülekilodes oma niru südamega ja ma ei usu, et ma oleks millegagi rahul. Võib-olla see on see suure selle heaolu püramiidi alumine osa, et enese täiestamine, enese teostamine, millegi saavutamine. See on üks oluline asi iga inimese sellises hakkama saamises. Tasub ikkagi tegutseda? Muidugi tasub, alati tasub. Ma ei salli neid, kes vinguvad ja ütlevad, et ma ei saa. Mis mõttes ei saa? Saab küll. Lihtsalt leia lahendus, kuidas saab. Kõiki asju saab. Üks hea Joosua sulle ka on ju hea elu tarkus, et kui sa iganes pead millegiga kokkuleppeid tegema, kellegiga kokkuleppeid tegema, siis alati on 2 momenti, et kui on tahe, siis leitakse võimalus. Kui ei ole, siis leitakse vabandus. Ja, seda olen ka varem kuulnud. Aga kus see elu edasi viis siis pärast Tartut? Pärast Tartus juhtus siuke asi, et viimasel veterinaaria kursus, ma sain veterinaariasse sisse ja õppisin seal oma fantastiliste kursusekaaslastega ja ma ei ole elus nii palju õppinud, kui ma siis õppisin need 5 aastat. Ja üks sess oli siis, see oli 4. kursuse talvine sess. See oli nii raske, et ainus edasiviiv jõud, mis sundis seal veel edasi õppima, oli siis see, et ma teadsin, et kuramus küll seda enne mind ka tehtud. Seda sessi on enne meid ka sooritatud, järelikult see peab võimalik olema. Et nagu veterinaar minust igatahes sai ja selle veterinaaria ma lõpetasin. Ja väga suur märgiline moment on veel see, et minu isa, kes oli siis Eesti taasiseseisvumise ajal sihukene tõeline aatemees. Mina õppisin teatavasti Vene ajal. Siis oli ta veel see Eesti Põllumajanduse Akadeemia ja selle EPA peahoone ees oli Lenini kuju. Tead sellest midagi? Miks midagi ikka? Valetad.
ja siis minu isa ütles, et tema tütar ei lõpeta sellist ülikooli, mille ees on Lenini kuju. See ei ole võimalik. Ja minu isa oli see kraanajuht, kes võttis selle Lenini seal 90. aastal selle EPA eest maha. Ta sõitis oma kraanaga sinna, ta töötas kraanajuhina siis, sõitis kraanaga sinna EPA platsile koos mingisuguse ajalooürikutes on see kirjas ka. Panid siis sellele Leninile siis silmuse kaela ja tõstis selle Lenini sealt maha ja tõstis selle sinna autokasti ja siis nad sõitsid sellega Raekoja platsile. Mina isa oli samal ajal oma viimasel veterinaaria praktikal ja siis läbi uudiste, nii palju kui sellel ajal uudistekanalit üldse oli, jõudis siis minule informatsioon, et minu isa on maha tõstnud Lenini kuju EPA peahoone eest. See oli selline ennekuulmatu asi, sest sinnamaani igal pool, kus need Lenini kujusi maha võeti, käis ju tohutu läbirääkimine ja arutamine, kes võtab, kuidas võtab, kuhu viiakse ja nii edasi. Minu isa lihtsalt läks ja võttis selle maha sealt. Ja ma mõtlesin, et püha issand, et mis nüüd siis saab, et kas nüüd siis on meil kõigil Siberisse sõit või mis siis on ju. Aga õnneks ikkagi olid juba Eesti Vabariigi tuuled tulemas ja seda Lenini kuju seal ei olnud ja selle ülikooli ma siis lõpetasin. Ja kui ma siis olin oma lõpudiplomi kätte saanud, me tulime siis seal treppidest alla sinna, et pildistama tulla, siis minu kõrvale tuli üks professor, kes ütles mulle siis kõrvalt, et üliõpilane Henn, et kui oleks tema teha olnud või oleks aasta varem olnud, siis mina ei oleks seda ülikooli lõpetanud. See tähendaski seda, et ta oli siis KGB-šnik ja sellise teost, mis minu isa tegi, see oleks tähendanud seda, et mina ei oleks lõpetanud. Mul lihtsalt oleks kuidagi keelatud ära see ülikooli lõpetamine või ma ei kujuta ette, mis oleks tehtud. Et vot siuke oli siis, mis seal edasi sai. Ja lisaks sellele ma lõpetasin ära siis ka Tartu laste noorte spordikooli võrkpalli eriala, nii et ma sain siis siukse venekeelse diploma, et mina olen siis sportinstruktor. Siukese asja sain ka. No kihvt. Väga kihvt. Ja elu edasi. Siis ma läksin mehele. Jah. Ja siis tuli see väga raske aeg Eesti Vabariigi ajaloos, kus oli 91. kuni 93. 4. aasta. Ja siis elasime Saaremaal, abikaasa, laste isa saarlane. Ja siis oli selline üks väga kohutav aeg, et tegelikult ma sain veterinaarina töötada ainult 2 kuud. Ühistud lagunesid, tööd ei olnud, et see oli siuke väga õudne aeg, et lapsed olid väga tillukesed alles. Ja see on ka see aeg, kus mina tean, mis asi on vaesus. Me olime vaesed, sõna otseses mõttes. Et kui mu pisike tütar ütles mulle, et me too mulle poest kommi, siis ma tulin põhimõtteliselt sealt pisar silmi ära, sest et mul ei olnud raha, et lapsele osta kommi. Ma ostsin perele siis võt nii palju kõige odavamat keeduvorsti, et midagi süüa saada. Aga siis õnneks ikkagi me kuidagi seal jalad alla saime ja jällegi see, et kui ühes suunas edasi minna ei saa, siis võtta uus suund on ju. Ei ole vaja hakata halama sellepärast, et sa sinna ei saa minna või seda ei saa teha ja tuleb leida lahendus. Ja siis ma olin oma väikeste põnnidega seal kodus. Nad olid siis 2 ja 3. Ja ma tundsin, et mul hakkab aju niimoodi natukene nagu ära tohletama, sest et ma olin mitu aastat mitte midagi teinud, eriti õppinud. Ja siis ma võtsin kätte, ma ei tea kust, täiesti lambist. Hakkasin õppima rootsi keelt. Talerüsti svenska. Ja siis ma sain kuskilt raamatupoest 2 rootsi keele õppimise raamatut ja ma hakkasin ise siis kodus õppima rootsi keelt ja minul oli siis see endale seatud eesmärk, et see iga päev lapsed magasid 2 tundi. Ja iga päev siis 2 tundi, mis põnnid tudusid, mina õppisin rootsi keelt. Ma ei olnud elus mitte ühtegi rootslast näinud. Ma ei olnud elus mitte ühtegi rootsikeelset sõna kuulnud. Ma ajasin sõrmega rida, kuidas hääldatakse šöö ja siis kõik siuksed asjad on ju. Ja õnneks mulle keeled jäävad mul üldiselt väga hästi külge, et inglise keel mul oli nagu iseenesest väga hästi koolist külge jäänud ja siis rootsi keele õppimine inglise keele baasi pealt ei olegi üldse väga keeruline. On väga palju sarnaseid sõnasid, lause ehitused hästi sarnased.
ja tegelikult tagantjärgi siis oli see siis üks pääsetee, mis siis päästis meid uuesti nii-öelda kuidagi ree peale, sest et jällegi saatus. Läksin Kuressaare turule, ostsin sealt räime. Noh, midagi rohkemat ei saanud osta, sest mina tööl ei saanud käia, abikaasal oli ka seal nagu kehvasti selle tööga ja see räim pakiti Eesti Päevalehe sisse. Meil ei käinud isegi ajalehti, me olime nii vaesed. Ja siis läksin siis koju, no selle räime praetasime ära muidugist ja siis, aga see ajaleht, no ma lugesin ajalehe ka läbi ju. Ja kujutad pilti ajalehes kuulutus. Üks turismiettevõte otsib töölist, kasuks tuleb rootsi keele oskus. No mina olin 2 kuud ja rootsi keelt õppinud. Püha isand, ma olin rootsi keele filoloog. Saatsin sinna siis oma selle CV ära või no mis CV, sellel ajal ei olnud mingit CV, siis ma kirjutasin, helistasin kuskile ja kutsuti mind siis töövestlusele ja mina oskan rootsi keelt ja see oli nagu, ja see siis oligi põhiline, millega siis ma võitsin selle konkursi, sest selge see, et kõik tahtsid sinna turismifirmasse, teemaks oli suveniiride müümine. Et siis sinna siis tööle saada ja see oli siis see aeg, kui Eestis hakkasid käima Saaremaal Rootsi kruiisid, ehk siis kord, mina ei mäleta, nädalas või 2 korda nädalas tulid siis Rootsist kruiisilaevad Rootsi turistidega, nende käest oli ometi kõik see raha ja ära kätte saada ju. Ja see turismiettevõtja, tema siis tegeles dolomiiti töötlemisega ja siis minu ülesanne oli siis kõik see kivivärk nendele rootslastele maha müüa. Ja muidugi hea huumor oli siis see, et kui siis esimesed rootslased tulid, mina sain kohe aru, et nad on rootslased ja räägivad rootsi keelt. Aga seda, et mina ka rootsi keelt räägin, sellest nad ei saanud 2 nädalat aru, sest ma hääldasin seda nii valesti. Ja siis lõpuks ühesõnaga muidugi sain ma siis, noh, nad parandasid mu hääldamist ja siis mul see rootsi keel hakkas juba paremini tulema. Ja asi siis lõppes sellega, et kui ma siis sain juhtumisi paralleelselt tööle natukene ka kooli, et ma teenisin suvega rohkem 3 kuuga kui koolis 9 kuuga. Ja ma sain siis müügi puhtalt läbimüügi pealt. Ükskord üks mu käest küsis, et mida sa müüd, no kuidas sa müüd nii palju sellise summade eest. Ma ütlesin, ma müün emotsiooni on ju. Mycket fint. Ja siis nad kohe uskusid, et det finns bara i Estland. Loomulikult nad ostsid seda kohe, on ju. Et juba mingisuguses postsovjetlikus pärapõrgus keegi räägib nendega rootsi keelt. See oli niivõrd suur emotsioon, et mu käest osteti päris hästi. Et sealt tuli siis üks siukene minu kõige ehmatavam ja kõige suurem, kus mul 1 päeva palk oli 1000 krooni. Sellel ajal, kui kuu palk oli tavaliselt 700 või 800 krooni. Et see oli jälle see, et juhus on ju. Lihtsalt võtsin kätte, hakkasin rootsi keelt õppima lihtsalt lambist. Juhuslikult ostsin just selle kala, just selle Päevalehes, kust ma lugesin seda uudist on ju, või töökuulutust ja siis sealt me saime siis jalad alla ja ma töötasin seal firmas 6 aastat suveti. Siis oligi, ma sain siis vaikselt sinna pedagooginduse peale, sest ma läksin sinna kohaliku kooli võrkpallitrenni tegema. Ja siis võrkpallitrenniga läks seal väga hästi. 75% õpilastest käis minu trennis lõpuks. Kõik tahtsid hirmsasti võrkpalli mängida, mul on selle vastu mitte midagi. Et talvel siis tegin võrkpallitrenni ja suvel siis müüsin suveniire ja hakkasime see juba eluga hakkama saama. No kuidas te ikkagi pärast seda ka jõudsite lõpuks Kosele? Kosele või? See on nüüd väga hea küsimus selles mõttes, et põmps nagu võtsin oma 2 last ja 2 kotti ja tulin tulema sealt Saaremaalt. Niimoodi oligi. Ja jällegi niimoodi, et lihtsalt leidsin ühe CV, mis sobis minu selle haridusega toona. Et ma käisin siis isegi natukene juba pedagoogika instituudis midagi õppimas endale täiesti arusaamatul põhjusel. Ma ei saa siiamaani aru, miks ma sinna läksin, on ju. Ja mingi aastase kursuse ma tegin, ma ei saa mitte midagi aru, mida ma seal õpin üldsegi. Aga ära ma selle lõpetasin. Tartus mingi pisipedas, mingi kursus. Ja siis oli kuulutus, Kõue vald otsis sotsiaaltöötajad. Seal oli vaja siis, et sa oled sportlik ja siis ma ei tea, mingit pedagoogilist haridust taheti ka. Mul see mingi üks paber oli ette näidata, on ju.
ja siis ma saatsin CV ära ja siis tuli mulle Andrus Õisi käest tuli vastu jaatav ja soovisid mind töövestlusele tulla, kutsuda ja mul pole tõrje aimugi, kus kohas see Kõue vald on. Siis ma võtsin Regio atlase lahti, lõin selle lahti, hakkasin otsima, kus see Kõue vald üldsegi on. Siis tuli välja, et see on siin Harjumaal. No ja siis ma tulin bussidega sealt Saaremaalt siia Harjumaale töövestlusele, jälle võitsin konkursi. Ja siis ma niimoodi siia Kõue valda sattusin ja siis Andres Õis siiamaani siis, meie omavahel nali on siis tema minu maale tooja. Ja siis ma läksin Harmi tööle ja siis Harmi koolis siia kooli kutsus mind tööle Kärt Mattiisen. Siin koolis ikkagi olete pikalt olnud? Ma olin siin 2011, siis vahepeal olid keerulised olud ja ma olin sunnitud siit koolist eemal olemas pea 10 aastat äkki või. Kuni siis 2017 või 18, mis ma tagasi tulin siia või 20. Mäletagi enam. Ma olen vist nüüd 4 aastat siin tagasi olnud. Ma arvan, et 4 aastat. Küllap vist. Oota, las ma mõtlen, Liisu on 5-aastane, siis see pidi olema 4 aastat tagasi. 2020 järelikult ma tulin tagasi. Mis teid tagasi kutsus? Tead, see on nii keeruline küsimus, ma jätaksin selle hea meelega vastamata. Seal on hästi palju väga sügavaid meie perekonna, mitte probleeme, vaid jällegi, kuidas need juhused jooksevad. Et selle ma jätaks vastamata. Arusaadav. Ja muidugi see, ega siin kooli, siia ma tagasi tulla tahtsin. Et selles mõttes jälle, et vaata, kuidas see saatus on, et sina, eks ole, punnid vastu, vingerdad teed sama lollusi, aga saatus paneb ikka sulle jalaga õige raja peale ja siis ma siia Kose gümnaasiumisse tagasi sattusin ja ma ei julge siit kuskile minna. Sest et kui ma siis siia tagasi tulin ja siis oma selle avalduse kirjutasin, siis Avelin ütles, et ja nüüd sa oled siin nii kaua, kuni sa pensionile lähed ja oled kauem ka, et Avelin on mulle nii kurjad sõnad peale lugenud, et ma ei julge enam kuskile minna. Aga õpetajaamet on selles mõttes ikkagi tore ja hoiab sind siin. Õpetajaamet on mulle uskumatult hästi meeldinud. Et kui ma kunagi loomaarstiks õppisin, siis ma mõtlesingi, et et kui ma loomaarst ei ole, et mida ma veel teha saaksin, mis mulle veel meeldiks. Ja ma mõtlesin, et et kehalise kasvatuse õpetaja sobiks ka. Sest ma mängisin võrkpalli ja mul oli väga äge treener. Meie treener oli ka siis kunagi oma nooruses olnud Eesti koondislane ja siis tema suutis selle spordi teha minu jaoks suureks. Mitte lihtsalt, et üks higised kehad kahel pool võrku tümitavad, vaid tema tegi selle spordi minu jaoks suureks. Ja siis see kehalise kasvatusõpetaja teema mulle siis väga hästi sobis. Inglise keele, siis ma läksin inglise keele õpetajaks ja täitsa juhuslikult sattusin bioloogia peale, mis mulle nüüd nagu väga meeldib, sest et et okei, et ma ei ole küll loomaarst, aga bioloogiat ma saan teile õpetada. Ja kuna mul on ka kehakultuuri taust, siis ma õpetangi seda bioloogiat pigem, eks ole, mitte kui teadust. Kuigi nüüd 11. õpib väga korralikult teadust ka. Mitoosiga oleme praegu just parasjagu seal kakleme. Aga ma räägin ka hästi palju seda füsioloogia poolt, seda elu poolt, et mitte kõike, et et on nii. Mina räägin ka alati sellega, et miks on nii ja mis veel võib olla. Et see on nagu asi, mis õpilasi hästi kõnetab ja mulle see, ma ei saa mitte midagi parata, mulle tõesti meeldib mu töö. Nii kurb, kui see ka ei oleks. Et hästi oleks öelda, et see on nii raske. Ma isegi ei mõtle sellele, et see on raske, et muidugi ma tean jah, et iga veerandi lõpus ma olen nii väsinud, et mul on hommikul nii kui üles ärkan, jalad on tagurpidi, jala tahavad mind voodisse tagasi viia. Aga tuled ikka tööle, aga siis näiteks esimene tund, 12. klass, tõusevad püsti, pooled ütlevad isegi tere. On ju tore. Väga tore on. Jah, osad on isegi õppinud. Äge ju. Aga ongi selles mõttes, et lapsed ka näevad sinult, et sulle meeldib ja siis nad õpivad ka, nad on motiveeritud rohkem õppima. Teie tundides on õige, ei ole? No kust mina tean, mis nad seal teistes tundides teevad, on ju. Aga ma võin ütelda seda, et ma olen oma elus saanud 3 kirja, mis on mind rabanud jalust ja peast ja poolenisti kõhust ka. Üks oli siis, kui ma olin veel kehalise õpetaja. Ja ma ei lase kunagi latti allapoole. Isegi mulle tullakse ja ütleks, pole oluline.
mis mõttes ei ole oluline, tuli minu tund, järelikult on oluline. Ja siis lihtsalt õpetaja ülesanne on õpilased panna õppima seda, mida peab, niimoodi, et nad lõpuks arvaksid, et nad ise ka tahavad õppida, on ju. Ja see on nagu kõige keerulisem. Ja siis ma olen kehalise õpetaja ja siis teatavasti kehalise tunnis on kohustuslikud rivi ja korra harjutused. Ja siis, kui ma kehakultuuri õppisin, me saime ülikoolis seda muidugi korralikult ja mina hakkasin siis koolis ka tegema, Harmi põhikoolis ma olin siis. Ja seal, kui ma alguses tundi läksin, siis kutid jooksid minu juurde ja ütlesid, mis me täna tunnis teeme. Ma ütlesin, sellega nüüd siuke lugu, et mitte mina ei ole teie juures tunnis, vaid teie olete minu juures tunnis ja nüüd on niimoodi, et meie teeme seda, mida mina ütlen, mitte see, mille peale teie tulete. Noh, alguses oli muidugi palju sugust hämmingut aga lõpuks nad siis kõik tegid seda, mis mina siis arvasin. Ja nii oli. Tulemust läks seda ju paremaks ja siis kunagi, ma olin siis töötasin juba siin Kosel, järsku tuli mulle ühelt kutilt kiri, kes oli juba lõpetanud ja ta oli otsapidi juba kaitseväes. Ja ta kirjutas mulle konkreetselt Facebookis või oli jumal teab, siis ei olnud Facebooki, ma ei tea, kus ta kirjutas. Kirjutas, et õpetaja, ma tänan teid selle eest, et te olite selline pain in my ass, et meil olid siin noored sõdurid ja me pidime tegema siin neid riviharjutusi. Ma olin praktiliselt ainuke, kes oskas käsklusi täita ja ütles, et muidu ma oleks samasugune tohman kui ülejäänud teised. Et siis ta sai aru, et see, mis ma seal tunnis nõudsin, see oli tunni alguses mingi 5-10 minutit soojenduse ajal on ju, et tal olid need selged. Ja siis on olnud hiljem mul, kus lapsevanem kirjutab mulle pika kirja, lapsevanem, poisivanem, mitte tütarlapse vanem, kes siis täiesti lambist, mingi täiesti tundmatu inimene, mul tunnema, kes ta on, kirjutab, et ta tänab mind selle eest, et ma olen sundinud ja ta last õppima ja lapsel on tekkinud huvi, et järelikult see, kuidas ma õpetan, on õige, et see kõnetab. Ja et kui laps oli varem niimoodi, et ta nagu ei tahtnudki kooli minna ja tal oli palju probleeme, siis tal oli juba selline moment, et ütles, et aga täna bioloogia, ma lähen selle pärast kooli. Ja ta tuleb bioloogia pärast kooli. Ja kui sinna bioloogia, kui ma lähen siis matemaatikasse, eesti keelde ka on ju. Ja praegu on ta juba ilusasti gümnaasiumis ja pole häda mitte midagi. Et selliseid huvitavaid ja täiesti ootamatuid tagasisidesid on siin ikka paar korda olnud, et ma ei oska öelda, mu käest on küsitud, et mida sa teed seal tunnis. Ma ei tea, mis ma seal tunnis teen, on ju. Mina ajan oma asja, ega mõnikord ma ei saa päris täpselt ise, ma olen mõnikord oma jutuga nii metsa pand. Ja siis ma mõtlen, et ma loodan, et klassis ei ole mitte kedagi nii tarka, kes praegu aru saaks, et ma olen täieliku jura, on ju. No vahepeal lihtsalt mõte ei kuidagi jookseb metsa. Et aga järelikult ma olen suutnud selle asja siiski lõpuks just puhtalt kastanid tulest välja tuua, et õpilased oskavad, eksamit valitakse, on ju. Olümpiaadilapsed, need on iseenesest targad. Ja tulevad ja õpivad ja mis neil üle jääb. Mina latti alla ei lase. Ei tohigi lasta. Ei tohigi, just. Aga millega te tegelete vabal ajal? Vabal ajal tegelen ma eale kohaste tegevustega. Vana inimene, et enam ei jaksa midagi eriti teha. Vene ajal ma oleks pensionil juba. Nüüd ma pean veel 9 aastat tööl käima, püha jumal. Et kui on selline kodusem tubane tegemus, siis ma teen keraamikat. Mul on oma stuudio Pärnumaal. Siin koolis ma juhendan ka keraamikaringi. Et eluaeg on mulle hästi meeldinud käsitöö, et ma olen kudunud, heegeldanud, õmmelnud, kõik asju teinud. Aga üks asi nagu ei kõnetanud. Ja siis üks aasta oli täiesti lampi saadeti mulle mingi kutse kuskile keraamika õpituppa. Õõnesvormide potikedral treimise õpituba. Ma ei saanud mitte üheski sõnast aru, aga kuna mulle kutse saadeti, ma siis läksin. Mul olid veel pikad kunstküünad ka ja läksin siis sinna ja siis tuli välja, et potikedral tuli mingi asi valmis teha. No kõigepealt ma ei saanud seda asja tsentrisse. Lõpuks ma sain selle asja ka tsentrisse, siis ma sain mingisuguse niisuguse asja sain siis lõpuks valmis tehtud suure hädaga. Ja siis läks mu küüs sinna vastu, nüüd sellest jäi välja siukene plönn on ju. Et see õpituba iseenesest oli minu paras katastroof, sest ma olin ka nii saamatu sellega.
aga siis mul oli see koht, et ma sain aru, et see mulle meeldib, see savi mulle meeldib. Ma ise muidugi itsitan selle üle, et sõnnitäht kui sündinud, et järelikult see maavärk on ju pori, et see nagu sobib hästi. Ja siis ma hakkasingi seda keraamika asja ajama, et ostsin omale esimesed savid ja esimesed glasuurid ja mul õnnestus siis Ravilas seal Nordekas neid põletada ja lihtsalt see asi nagu läks suuremaks ja mulle see tõeliselt meeldib ja mul ei ole potiketra. See, millega ma kunagi alustasin, seda mul ei ole ja seda mul ei tule ka, sest siis oleks tootmine. Mulle meeldibki see protsess, et mul näiteks ühe kruusi tegemiseks läheb peaaegu tund aega. Ja siis ma mediteerin ja mõtlen, et kuidas ma teen ja mis ma teen ja vahepeal mul on idee, siis tuleb nagu ruttu ka. Aga mulle hästi meeldib, et see protsess on pikk ja siis ma saan seal vahepeal mõelda ja siis ma saan ümber mõelda ja et nüüd on mul juba oma 60 glasuuri ja palju savi ja enda suurahi ja kõik sellised asjad. Ja teine asi, mis mulle meeldib väga teha, on mäesuusatamine. See on ka siuke vana inimeste sport, vaata. Et see kondel viib sind sinna taevasse ja ise pead sa sealt suuskadega kuidagi moodi alla tulema ja siis vahepeal siis seal jooda ka rumtšaid ja see väikese porsisupi ja et praegu ma tegelen siis selliste mõnusate asjadega. Hästi pikalt ma laulsin kooris ka. Aga siis kui mul keraamika tuli, siis ma lihtsalt ei suutnud enam 2 kuningat kummardada ja siis ma olin sunnitud valima. Siis ma valisin keraamika, et sellega ma saan tegeleda suvel ja see toob mulle ka väikese raha sisse aeg-ajalt, kuigi kasumit ei tule sealt loomulikult mitte kunagi. Aga natuke sissetulekut ikka. Muidu on ikkagi enda lõbuks. Pigem jah, et ma ei ole nagu vaata mitte mingi keraamik, ma olen siuke hobiplötserdaja, et kuigi muidugi ma võtsin kätte, et käisin ikkagi avatud ülikoolis mingid keraamikukursused läbi ja aga jah, et ma ei pea ennast keraamikuks, ma ei tea nendest konkreetselt nendest pulbritest ja nendest valemitest mitte midagi. Ma ostan valmis glasuurid, et päris keraamikud, need värvivad ise, koostavad ise värve ja ma ei tea, mis nad oskavad väga keerulisi asju teha. Et mina arvan, et ma teen siuksi lihtsamaid asju. Küll ta varsti ka nüüd kõike värvi. Ei viitsi. Ei tea keegi. Ja selles on sul õigus, et ma mõnikord avastan, et ma olen tegemas midagi sellised, mille peale ma varem ei tulnudki, et ma ei julge üldse enam suud lahti teha, ei, ma ei tee, järgmiseks teen. Ja ongi. Jah. Aga räägime ka teie bucket listist ehk teie unistustest, mis te elu jooksul tahate teha ja teinud olete juba ja mis on veel tegemata? Bucket list. Sul on bucket list või? Mul siuke poolik. Siuke poolik? Ma ütleks. Siis on lihtsalt väiksem paket. Et see on jah, ütleme asjad, et mida elu jooksul tahad näha. Ma vaatasin täna, enne kui ma siia hakkasin tulema seda südame kutse tukse või mis see on, see seriaal on ju. Et kui nagu aastaid ja aastaid tagasi see oli niimoodi, et iga päev ma vaatasin seda. Tead sa seda? No südameasi või mis südameasi, just täpselt. Ja Bernie Scripsi tead? Ei tea, nii. Seal on Bernie Scrips ja temal on garaaž. Ja seal garaažil on 2 suurt sinist ust. Ja seal siis see kogu see tegevus käib ja see on siuke hästi südamlik ja hästi lihtne, natuke naiivne siuke seriaal. Aga omal ajal oli see siukene, iga päev vaatasin ja see mulle hullult meeldis. Ja siis ma mõtlesin ka, et ma tahaks käia nende radadel ükskord. Siis teine asi, mida ma õudselt tahtsin näha, oli Iirimaal Giant's Causeway. Seda tead? No midagi ma kujutan ette. Ei kujuta sa midagi, kui sa ei tea. Ja siis mul oli kange tahtmine näha seda Giant's Causeway'd. Ja 3. asi, mis ma kindlasti tahaks näha, on siis Horseshoe Fall. Seal Ameerika ja Kanada piiril on ju see hobuseraua juga. Saab ikka selle lisada endale bucket listi. Küll ma vaatan. Ja siis 2 nendest on mul tehtud. Et kunagi Erasmus projektiga ma sain 2-nädalase valida 2-nädalase inglise keele koolituse ja siis anti seal hunnik koole ette, mille vahel valida. Mille järgi ma valisin, mis sa arvad?
no mis sa teha tahtsid? Ei, ma tahtsin inglise keelt õppida, ma valisin selle järgi, kus kõige ägedam maja on. Noh, mulle meeldis see maja ja siis ma läksin sinna koolitusele ja see oli siis Scarborough's. See on seal üleval, kui sa võtad selle Inglismaa kaardi ette, see on seal üleval. Siitpoolt vaadates siis seal nagu läänerannikul. Ma pidin sõitma lennukiga Manchesteri ja Manchesterist 2,5 tundi rongiga sinna Scarborough'sse kõrgele ülesse. Ma polnud elus selles kohas kuulnud. Ja sealt meile tehti siis üks day tour sinna Whitby'sse. Ja Whitby's on siis see koht, kus on see südame, mis ta oli? Kutse, tukse. Südameasi. Südameasi, niisama lihtne. Seal oli see südameasi siis filmitud ja seal oli siis niimoodi, et kord kuu jooksul oli seal kokkusaamine, kus siis ajastud ruudes, kostüümides inimesed said istuda selle sama tšuh-tšuh rongi peale, sõitsid sellega mitu miili eemale, tegid piknikus ja siis tšuh-tšuh-tšuhitasid tagasi sinna. Ja meile siis tehti seal Whitby'sse siis päevane ekskursioon ja ma käisin seal Burnie Scripsi garaažis. Mul oli niimoodi, et mul on Facebookis isegi üks pilt, ma olen nii õnnelik, et ei ole võimalik suuremat õnne kirjeldada kui see, et ma siis sinna sattusin. Me sõitsime mööda siis ka selle Greengrassi farmist. See on niimoodi, et sinna me sisse ei sõitnud, me sõitsime seal suurt maanteed pidi mööda sellest ja tegelikult on siis niimoodi, et see Greengrassi farm, seal on tegelikult ka toimiv farm. Ainus asi, et see Greengrassi, see põrguauk, mis seal on, kõik on mudana ja porine täis vana rauda ja mida kõike. See on siis selle ees niisugune väikene maja, kus see siis filmiti kõik. Ja tegelikult taga on mingi miljoneid naelasid tehnikat sisaldav päriselt toimiv farm. Ikka nagu ütleme farmide tipulaevasid. Et see oli siis üks asi ja teine asi oli siis Iirimaal see Giant's Causeway. Niimoodi, et minu abikaasa õepoeg elas siis Iirimaal, läksime sinna külla, ostsime jällegi siis päevapileti, sõitsime sinna Põhja-Iirimaale. Ja siis seal siis tehti ühepäevane tuur Inglismaal, saad aru, Inglismaal. Hommikul istud sinna bussi peale, viiakse sinna kuskile sinna Giant's Causeway juurde, räägitakse sul tee peal kõiksugused jutud värgid maha, tuuakse õhtul tagasi sinna, mis sa arvad, kui palju see maksis? Kui sa mõtled Eesti hindasid, kui sa tahad päevast tuuri teha, päevast ekskursiooni, et mis see Eestis maksab? Pakku midagi. Eestis oleks, ma ei tea, ühe inimese kohta 200. Ja, mis sa arvad, palju see Inglismaal maksis? No, suke 500 naela. 25 naela. Nägu on täiesti autentne. Saad aru, tõesti, ma tellisin sealt 2 day touri. Me läksime siis sinna, võtsime hotelli ja siis oligi, et üks päev oli siis Moheeri või mida näelda see kaljudele, teine oli see Giant's Causeway. Üks päevatuur oli 25 naela, teine päevatuur oli 30 naela. Ja mul oli nagu, et kuidas on sellised hinnad võimalikud. Need nagu öeldakse, et kui sa elad Eestis, siis ei ole kuskil mujal enam kallis. Jumala eest niimoodi oligi. Ja siis me saime seal Giant's Causeway'l ka ära ja need on siis need 6-kandilised laava sellised postid, mis siis sealt tulevad ja seal on siis hästi suur, hästi võimas see keskus ja siis näitab, et kus see legend tuleb, miks selle nimetus on. Nii et kui nüüd kuskilt see rahalaev tuleb, siis ma käin seal Ameerika maal selle hobuse raua, selle joa vaatan ka veel ära. Muidugi jõuate. Ma arvan, jah. 9 aasta pärast ma olen pensionile juba, nii et selleks ajaks on käidud. Selleks ajaks on raha koos lõpuks. Ja. Aga te olete ka käinud mägimatkadel. Kus sa seda tead? Olete maininud. Olen maininud, jah. Näiteks Islandil ja ka mujal. Jaa, see on jällegi üks asi, et kusjuures. Sina oled seda kuulnud, sa tunnis ju kuulad hoolega, sa istud esimeses pingis, on ju. Et tegelikult mägimatkadega on tõesti niimoodi, et nii palju, kui ma olen seal käinud, iga kord ma panun rohkem, ma ei lähe. Sest kui me tuletame meelde seda meie jutuajamise algus, siis mul on, eks ole, südamega niimoodi pisikesed probleemikesed, ma lihtsalt ei jaksa.
kuigi ma tegelen sellega, et noh, et hoida ennast füüsiliselt heas vormis, no mis sa teed, kui pump sees ei tule järgi, siis ei tule, on ju, ja see on mind ilgelt vihaseks. Sest et ega ma siis sellepärast midagi tegemata jäta, aga mida ennast tigedaks see, kui ma saan aru, et ma ei jaksa. Ja iga kord, kui ma seal mägedest alla tulen, ma ütlen, rohkem mina sinna ei lähe järgmise korrani. Et ma olen käinud, alustasin EPA ajal, käisime Kaukaasias esimesel mägimatkal ja siis ma olingi müüdud. Ja siis järgmised reisid olid Slovakkiasse. Ma olen kõik oma klassid tassinud lõpuekskursioonile mägedesse matkama, sest ütleme seda kultuurireisi, noh, neid ikka tehakse peredega. Aga et kes see hull nii väga sinna mägedesse ronib, neid on vähe. Ja kõik mu klassid on väga rahulase jäänud, aga ma arvan, et selle klassiga ma nüüd ei lähe, sest et ma olen nii vana ja nii paks, et ma lihtsalt suren ise ära sinna, tead. Sureksin. Ja siis, ja teine asi oli see, et ja see oli ka mu bucket listis, ma tahtsin Islandile matkama minna. Ma olen tegelikult käinud seal 2 korda. Esimest korda me käisime Heli Sepaga Põhjamaade laulupeol seal meie Kose kammerkooriga, kui ma seal laulsin veel. Aga see oli üks kannatuste rada, sest 5 päeva enne reisi ma jooksin vastu treppi oma varbaluu katki. Konkreetselt puruks. Aga kuna oli lennuki reisid ümber istumistega, ei olnud isegi võimalik piletit ära vahetada, nii et ma sinna laulupeole läksin 2 karguga ja see oli nii õudne, et iga õhtu ma ei teadnud, kumb jalg mul rohkem valutab, kas see, mis katki on või see, mis terve on, siis see sai ju topeltkoormuse. Aga juba siis ma vaatasin seda Islandit ja mõtlesin, issand jumal, et mis maa see sihuke on? Miks siin keegi elab? Sõidame ringi sinna, 58 kilomeetrit on laavaväljad. Sinnapoole 60 kilomeetrit on tuhamäe väljad. Miks peaks keegi siin elama? Ja kui praegu näiteks ETV-s jookseb see 4x4 Islandis, ma vaatan täpselt samad küsimused on need, noh, mis nad siis elavad siin? Ja tõesti, mis nad siin elavad? See on lihtsalt nii kummaline maa, et kui sa seal oled, siis on see tunne kogu aeg, et ei, sellist maad pole olemas. Ei ole. Aga muidugi siis ma ikkagi tahtsin minna sinna kunagi veel tagasi ja siis ma oma abikaasaga käisingi seal mägimatkal. See Kundarslautarveegur, mis mägimatka rada seal on, et selle siis käisime läbi ja siis ma olin juba üle 50 ja siis ma teadsin, et kui ma nüüd seal ära ei käi, siis ma ei lähe kunagi, sest lihtsalt see, noh, kõik see raskus ja kõik need asjad võtavad ikkagi aina rohkem ju jõudu sult ja ma valmistusin selleks matkaks 2 aastat. Ma käisin jõusaalis, lihtsalt, et ennast nagu uuesti vormi saada, et ma jaksaksin sealt üle käia ja ma olen enda üle tohutult uhke selle üle, et ma selle matka läbi suutsin teha. Sest me sattusime ühe väga võimsa tormi kätte. Minul lendasid järve minema fliis, siis magamiskoti kott. Oota, mis mul veel minema lendas? Püksid lendasid minema, aga need leiti üles, jumal tänatud, ma oleksin sinna ära külmunud. Sõna otseses mõttes, sest ilma nende vettpidavate kilepüksteta sealt ei oleks lihtsalt alla tulnud. Ja osadel lendas minema kogu varustus, osadel lendasid minema telgid. Et meie grupil oli see, et noh, konkreetselt minul oli see, et ma loopisin telki sisse kotid, et torm neid minema ei viiks ja siis ma kuulsin, kuidas siis telgid need viiberfaiad, kui sa oled kõrsikuid murdnud, niimoodi krõps. Täpselt samamoodi murdusid selle tormiga ära meil telgi viiberfaiad, lihtsalt niimoodi praksti. Et see on ka tehtud just, aga noh, Eestis rabamatkad ja jaksab küll. Aga matkad ikkagi kutsuvad kästi siis see loodus ja kõik? Ikka. Teistel soovitakse ka ikkagi? Muidugi. Mis seal ikka paremat teha on? Mis seal ikka põnevat teha? Et matk on selline asi, et sa pead selleks valmistuma. Ma hullult muideks imetlen oma väimeest, kes viitsib käia kuskil nii-öelda kala püüdmas oma sõpradega, noh, nad püüavad kala ka muidugi. Ja ta võtab sinna kaasa oma tillukesed lapsed. 3-aastase ja 5-aastase võtab kaasa telkima ööseks. Äge. No jumal äge on ju. Aga just, et näita mulle, kes veel viitsib niimoodi väsada, et selle üle ma olen nagu hullult õnnelik ja samamoodi on mul see noorema tütre pere on siuke, et ka pakivad oma koera ja tibatillukese põnni ja lähevad telkima ja matkama. Jumala vinge. Noh, mina ise mõtlen, et enam vist ei viitsivad, on ikka vanus ka, on ju. Aga see on üks äge ajaviide küll, et kuule sa ise kõnnid ringi mingi 30-kilone kott seljas, lihtsalt heast peast. Äge, mõnus. On.
minu kõige raskem seljakott oli 25 kilo, kui me seal Kaukaasias käisime. Ei, nüüd Islandil siis olid 20 kilo, naistel oli tegelikult kuskil 18 ja niimoodi 20, meestel oli 20 ja suts peale. Et noh, ta ei ole kerge ikka tassida. Eks ta ei ole jah, aga selle karjub ära ja. No sa teed vabatahtlikult kogu aeg seda. Päris hirmus ikka. Ei, ma teen harva. Teed harva või? Jah. Assoo, okei, no läks küll kergemaks, jah. Väga kerge on. Okei, tubli poiss, väga hea. Jah, kuidagi tuleb tegus hoida, tegus olla. Absoluutselt. Midagi tuleb teha. Just. Midagi, mis ei ole lihtne ja mis ikkagi proovile paneb ja... Aga koolielus veel, et tegutsete ikkagi samas vaimus edasi. Kus ma pääsen? Ma ei saa veel pensile minna. Ja. Ma hea meelega oleks pensionil ja tegeleks ainult oma lapselastega ja siis et niimoodi hädapärast annaks natuke tunde võib-olla ka. Aga ei ole ju võimalik, peab ju andma. Ei, samas ma ei saa ühtegi paha sõna öelda selle valiku kohta, kuhu ma olen lõpuks siis nüüd sattunud, et ma olen nüüd õpetaja ja et mulle tõesti meeldib see töö ja mulle tõesti meeldib see, et ma näen õpilastes huvi. Ja et näiteks kui ma seal räägin lastele teemadest ja siis üks pedagoogiline soovitus on see, et sa pead suhtlema kogu aeg terve klassiga. Ja sa peaksid iga tunni jooksul vähemalt 4 korda igale õpilasele otsa vaatama. Ja see on üks asi, mida ma täiesti teadlikult teen. Ma vaatan kõikidele otsa vähemalt 4 korda tunnis. Mõni juurde tuleb muidugi rohkem ka, seda parem. Ja siis on nii äge vaadata, kuidas siis mõni sulle vastu naeratab. Ja siis sa saad aru, et ta tegelikult ka kuulab, mis sa räägid, on ju. Ta tegelikult ka mõtleb kaasa. Et see on niisugune hästi tore tagasiside ja siis samuti see, eks ole, et õpilased tulevad klassi, ütlevad sulle kohe tere. Täna üks õpilane tuli mulle kätt andma, teretama. 7. klassi Jorss. Ma ei andnud talle kätt vastu. Ma pidasin talle pika loengu eetilisest käitumisest ja etiketist. Viisakas tuleb ikka olla. Jaa, absoluutselt. Aga mitte kunagi ei anna meesterahvas kõigepealt kätt naisterahvale ja mitte kunagi ei anna noorem inimene kõigepealt vanemale. Et kui kutt tuleb mulle seal, et jau, tere on ju, siis mina vastu ei tereta. Et vaat, kui sina ükskord õpetajaks hakkad, on ju, et siis vaata siin koolis nad teevad seda õpetajakutse mingisugust asja ja siis nad peavad seal intervjueerima siis mingit õpetajat ja vähemalt mind intervjueeris, ma ei mäleta enam 6 õpilast või kes nad käisid mulle intervjuud tegemas. Ja siis neil oli seal paar küsimust, et mis oleks nagu üks kindel soovitus nagu noorele õpetaja, kes ta hakkab seal õpetajaks hakkama. Ma mõtlesin, et tead sa, kui sul siin ei ole seda, et ma tahan, siis jumala eest vali teine elukutse. Miks sa tuled tööle kooli, kui sa ei taha seda tööd teha? Ja teine asi, mis nagu on selline veaohtlik koht on see, et mitte kunagi sa ei ole õpilasega sõber. Sa oled õpilasega väga sõbralik, sa oled inimlik, aga sa ei ole mitte kunagi õpilasega sõber. Et see on nagu see koht, kus näiteks noored õpetajad sageli jäävad lõpuks jänni, sest õpilane ei mõista seda sõbraks olemist samamoodi kui täiskasvanud inimene. Ja lõpuks ongi, ta võtab sind kui sõpra, ta usaldab võib-olla sind kui sõpra, ta käitub sinuga kui sõber, aga teismeline sõber on teistmoodi kui täiskasvanud inimene. Et see on ka niisugune hästi libe tee. Et need on 2 asja nagu, kus mina olen nagu üsna jäik olnud. Et ma ei mäleta, kas mul on seal nüüd võib-olla juba 400 sõbrakutset Facebookis on ju. Ma ei võta neid vastu. Ja siis vahetevahel, siis kui mõni niisugune eriti armas õpilane saatnud mulle sõbrakutse, mida ma muidugi vastu ei võta, siis ma ütlen talle, et ma ei võta neid vastu, ma ei võta põhimõtteliselt neid sõbrakutseid vastu, sellepärast, et ma olen päris kindel, sind tegelikult ei huvita, mida minu isiklik elu on ja veel vähemalt tegelikult mind huvitab, mis sinu isiklik elu on ju. Et kui meil on tarvis millegi üle arutleda, siis arutleme, aga kindlasti ma ei ole suga Facebooki sõber. Et sellised on siis nagu minu sellised asjad, millest ma kindlasti ei tagane. Aga üle, et ikka asjaga leiab mingi lahendus. Ja ma loodan, et need tunnid ei ole päris õudsad, isegi need 7. 8.
isegi need 7., 8., mis ma teiega pean seal hambad ristis kuidagimoodi ära tegema. ei, tunnid on lõbusad selles mõttes. Ka ikkagi õpetaja peegeldub õpilastes. Kui õpetaja on energiline, siis on ka õpilased ikkagi... Kuule, ma olen vahepeal 7., 8. tunniks ikka nii surnud, et mind hämmastab see, et kõik kohale tulete, et ei puudu ka veel sealt. Et kõik on kohal, kõik on olemas, on ju, ja siis ma pean ju siis need tunnid ikka viisakalt ära välja kandma. Kuigi ütleme, ma saan aru ka, et see 8. tund, selle tunni kvaliteet ilmselgelt juba on selle poolest ikkagi, te olete ju 8 tundi pidanud kogu aeg midagi omandama ja endast välja andma, et siis ma üritan teha kas mingid sellised tegevused, et mida te nagu natuke ärkate üles selle tegemise ajal või siis tõesti, et me saamegi selle kiiremini ära lihtsalt teha, et muud moodi ju te ei jää ellu muidu seal ju. Eks ma ise olen kõik 8. tunniks ikka piisavalt kutu juba. Aga viimaseid mõtteid, ettepanekuid tulevikust midagi? Ettepanek tulevikus midagi mis tulevik, mul siin ikka on, varsti on pensionär valmis, on ju. Aga nagu Avelin ütles, et ära minna ei tohi ka peale pensionipõlvene, et vaatame, mis siin siis saab. Et ma ei tea, loodan ikka motiveerida siin noori õppima. Ikka räägin teile seda asja, nagu meie treener õpetas, et alati pinguta nii palju, kui sa suudad ja natukene veel. Nii on kõikide asjadega, on ju, et nii palju, kui sa suudad ja natukene veel. See natukene, see ongi see areng. Et kui seda ei ole, siis ei tule seda. Eks me kõik võtame teie sõnadest nii palju, kui saab ja loodame ka, et kasutame neid õpetlikke sõnu. Aga aitäh, et leidsite aja siia tulemiseks ja edu teile. Teile ka, sellepärast, et te olete üks väga inspireeriv punt, et see teie punt mulle nagu hullult meeldib, et te olete, kuigi te mulle esimesse bioloogiatundi tulite ilma õpikuteta, millest ma pidin peaaegu infarkti saama, mis mõttes nagu jummide kari istub mul seal tunnis, neil pole isegi õpikud võetud. Et siis tegelikult olete te siukene väga inspireeriv punt ja teil tulevad head mõtted, head küsimused. Ja Trofiima muidugi, vaata, see jääb enne kunagi küsida ka, on ju. Et see just nimelt, et te hoiate nagu ärksad. Et mis ongi nagu see on tobe, kui vaata see, ei ole seda tagasi peegeldumist klassist, on ju, et ongi mingi tuim koos oleme, teeme tunni ära, kell läks laiali, asjad tehtud, on ju. See ei ole asja tegemine, see on ikkagi poolik asi. Et te olete ka väga äge punt. Jah, aitäh. Eks me kõik tuleme ikkagi edasi hakkama käima energilisemalt veel teie tundides. Oi jõudust. Aga aitäh. Palun.